Tere! Lugupeetud kuulajad, ettekandes käsitlen täna põgusalt seda, kuidas sõdadevahelises Eestis kujundati rahvuslikku identiteeti Narva muuseumides ning millist rolli mängis selles protsessis võõras ja oma kultuuripärand. Piirdun ekspositsioonialaste muutustega, kuna see oli ja on muuseumi kõige nähtavam osa. Võõra puhul keskendun eelkõige vene pärandile, mis oli teistest aktiivsem ja veidi konfliktsem. Muuseum ei ole neutraalne koht, mis peegeldab lihtsalt objektiivset minevikku, vaid kujuteldava kogukonna konstrueerimise üks vahend, kus otsustatakse, milline minevik muutub olevikus tähenduslikuks. Narva kui piiriala mõistmiseks tuleb heita pilk Narva ajaloole, mis on Eesti kontekstis üsna eriline. Tegemist on ajalooliselt mitmekultuurilise linnaga, kus põimusid Eesti, Taani, Vene, Balti-Saksa ja Rootsi mõjud. 13. sajandi esimeses pooles esmakordselt mainitud Narva nimeline asula sai Taani kuningalt linnaõiguse 1345. aastal. Vahetult pärast seda läks Narva Saksa orduvaldusse. Liivi sõja ajal valitses Narvas mõnikümmend aastat Vene tsaar, kellelt 1581. aastal vallutasid linna rootslased. Rootsi võimuperioodil rajatud Narva vanalinn koos kaitsekindlustustega vallutati Vene vägede poolt uuesti 1704. aastal. Kuni 1917. aastani kuulus Narva valdavalt Peterburi kubermangu koosseisu ning oli administratiivselt eraldatud ülejäänud Eesti linnadest. Seetõttu toimisid mitmed halduslikud, sotsiaalsed, demograafilised ja kultuurilised protsessid Narvas teistmoodi kui mujal Eestis. Nii näiteks Narvas ei pääsenudki eestlased linnavalitsemise juurde enne omariikluse saavutamist. Omariikluse saavutamise järel muutus Narva endisest Vene impeeriumi kubermangude vahelisest piirilinnast, mis vahel oli ka piiride vahelises staatuses, Eesti Vabariigi piirilinnaks. See tähendas, et varasem domineeriv Vene kultuur muutus vähemuskultuuriks ning noor Eesti riik pidi määratlema oma suhte sellesse pärandisse. Seega ei olnud piir Narvas pelgalt geograafiline ja administratiivne, vaid ka kultuuriline. Narva muuseumid olid aga olulised kohad, kus seda piiri kujundati. Narva Peeter I maja, kus väidetavalt Põhjasõja ajal peatus Vene tsaar, koosnes kahest Rootsi võimuperioodil kokku ehitatud hoonest. Nagu seda tüüpi muuseumidele omane, saatis seda müüt, et majas hoitakse autentseid tsaarile kuulunud esemeid. See edendas narratiivi heast ja tagasihoidlikust Vene tsaarist, kes pühendab oma elu riigi ja rahva teenimisele. Hiljemalt alates 19. sajandist oli Narva Peetri majal koos Vene mälestusmärkidega keskne roll kohalikes impeeriumi narratiivi kinnistavates rituaalides, mille raames mälestati nii tsaar Peeter I kui Narva vallutamist ja Venemaaga liitmist. Narvast kujundati Vene mälupaik, kus võõrale eriti palju kohta ei jäetud. 1865. aastal andis Vene tsaar Aleksander II Narva suurgildile üle Peeter I maja, tingimusel, et seal tegutseb muuseum. Suurgildi juures asutatud muinsusselts, mis haldas gildi ajaloolist kogu ja raamatukogu, integreeris need Peetri maja ekspositsiooni. Seeläbi sai Peetri maja ja muuseum samaaegselt kahe Eesti alakoloniseerinud võõrvõimu kultuuripärandit säilitav ja eksponeeriv muuseum. Kohaliku kaupmehe pere Sergei ja Glafira Lavretsova erahuvist kollektsioneerimise vastu kasvas välja omapärane kunstikollektsioon, mis 20. sajandi alguses pärandati Narva linnale koos majaga. Lavretsovide nimeline linnamuuseum avati sümboolselt 9. augustil 1913. aastal Narva vallutamise aastapäeval Peeter I poolt. Seejuures toimusid samal ajal üle impeeriumi Romanovite dünastia 300. aastapäeva suurpidustused, millest ka Narva ei jäänud eemale.
Lavretsovide muuseumi kogu sisaldas väga palju Vene maali- ja tarbekunsti, nende hulgas valitsejate portreed ja stseenid Vene ajaloost. Näiteks hiiglaslik maal Kaaseni vallutamine või koopiamaalist Narva vallutamine 1704. aastal. Iseseisvas Eestis olid muuseumid kohalikule vene vähemusele ja emigrantidele oluliseks kohaks, kus meenutada kunagist kuldajastut. Eesti riik ei loonud identiteeti tühjale kohale, vaid pidi töötama olemasoleva sageli võõra pärandiga. Eesti esimese muuseumiseaduse järgi oli muuseumide ülesanne rahvuskultuuri arendamine, mis tähendas Eesti maasse ja rahvasse puutuvate esemete uurimist, kogumist, korraldamist ja säilitamist. Peeter I maja oli muuseumiseaduse järgi erimuuseum, mis üldistele eesmärkidele lisaks pidi tagama ajalooliselt ja rahvuslikult tähtsa mälestusmärgi korrashoiu ning säilitamise. Narva Lavretsovide nimeline linnamuuseum pidi täitma üldiseid muuseumi ülesandeid linna geograafilistes ja ajaloolistes piirides. Nagu õigustatult toob välja teemat põhjalikult käsitlenud Kristina Jõekalda, siis Eestis ei toimunud võõra pärandi sihikindlat hävitamist ja eitamist, kuigi see olnuks mõneti ootuspärane samm. Seda võib öelda ka Narva kohta, kus muu hulgas oli suhtumine võõra pärandisse ratsionaalne ja pragmaatiline. Lavretsovide nimelises linnamuuseumis, mis kuulus Narva linnale, tehti esimesed sammud ekspositsiooni ümbermõtestamisel 1920. aastate teises pooles. Kohaliku Eesti kogukonna aktiivsemad eeskõnelejad olid küll uhked, et linnas on selline muuseum, kuid samas tundsid muret Eesti rahva ajaloo puudumise üle. Üks kriitikuid oli õpetaja ja publitsist Gustav Matto, kes pidas vastuvõetamatuks, et muuseumis pole isegi ühtegi eset vabadussõja päevilt, mida oleks ju võimalik kerge vaevaga hankida ja õpilastele muuseumis näidata. Ajalehes Põhjakodu ilmunud artiklis küsib ta, miks peaksid Peeter I aegsed venelaste ja rootslaste vahel peetud lahingud meile tähtsamad olema, tähtsamad kui Eesti vabadussõda. Pidevast kriitikast ajendatuna moodustati 1927. aastal Lavretsovide muuseumi juurde nõukogu ja muuseumi juhiks määrati endine kooliõpetaja Johann Sõster. Esmakordselt sai Narva muuseumide juhi kohale eestlane. Nõuandvasse organi kuulusid Narva parimad ajalootundjad, nende seas Gustav Matto ja baltisakslasest Narva linnaarhivaar Eduard Tikhov. 3 aasta jooksul, mis Sõster juhatas linnamuuseumi, laiendati ekspositsioonipinda ja senisele võõra ajaloo käsitlusele lisandus Eesti rahva ajalugu. Hoone teisel korrusel, kus asuski algne Lavretsovide aegne ekspositsioon, jätkas paljuski vanaviisi. Kohaidentiteedi edendamiseks avati küll eraldi Narva ajaloole pühendatud tuba, kus eksponeeriti erinevaid Narva vaateid ja esemeid. Esmakordselt ekspositsiooni jaoks kasutusele võetud esimesel korrusel, mida seni üüriti välja lisasissetuleku saamiseks, paigutati erinevad ajaloolised kollektsioonid. Seal hakati eksponeerima ka Eesti vabadussõja ja talurahva ajalooga seotud esemeid. Loodi eraldi ekspositsiooniruum ka Eesti kunsti esitlemiseks. Lisaks ruumilisele ümbermõtestamisele muuseumi ekspositsioonis sai tähelepanu ka selle tekstiline osa. Maalid said eestikeelsed etiketid, kuid sellega uuendused ei piirdunud. Nii näiteks mõnele juba Lavretsovide ajal soetatud Eesti kunstniku maalile anti uus nimi või täiendati vana. See vabastas loomingu vene ja baltisaksa ikkest ning aitas kaasa oma identiteedi konstrueerimisele eitamata võõrast. Eesti kunstnike maale oli Lavretsovide muuseumis enne omariiklust kõigest veidi üle 20. Nende seas 9 Peet Areni maali, millest paljudel kujutati Vene ja baltisaksa arhitektuuripärandit. Näiteks maal, mis tsaari ajal kandis nime mälestusmärk Vene sõduritele, sai neutraalse ja lokaalse nimetuse jalgtee pimeaias.
Samas Areni teine maal, veneaegse nimega Vaade Hermanni tornile, sai emotsionaalsema ja rahvuslikuma nime. Koidula puiestee ja Hermanni torn. Koidula kui Eesti ärkamisaja ühe sümboli nimelist tänavat Narvas enne omariiklust muidugi ei olnud. Maali ümbernimetamine aitas kaasa legitimeerida ja kinnistada muuseumis Eesti kultuurilist järjepidevust Narvas. Kusjuures Nõukogude okupatsiooni ajal Eestis nimetati maalid taas ümber. Uued nimed olid ausammas Vene sõjameestele, kes langesid Narva lahingus 1704. aastal ning Narva Vaade Hermanni torniga. Seeläbi okupeeriti Eesti nii füüsiliselt, ajalooliselt kui vaimselt, tühistades sõdadevahelise Eesti identiteediloome ja taasvenestades Narva linna. Jaan Sõsteri ja kohalikest ajalooteadlikest isikutest koosneva nõuandva organi teadmised ja oskused muuseumide moderniseerimiseks polnud linnavalitsuse hinnangul siiski piisavad. 1930. aastal võeti vastu otsus ühendada Narva linnaarhiiv ja Lavretsovide nimeline muuseum ning leida juhiks iseseisvas Eestis hariduse omandanud spetsialist. Selleks sai Tartu Ülikooli ajaloolane ja arhivaar Arnold Soom. Ta juhtis muuseumide kaasajastamist, lähtudes museoloogia professionaalsetest põhimõtetest ning Tartu Ülikooli, Kõrgema kunstikooli Pallas ja Eesti Rahvamuuseumi töötajate soovitustest lähtudes. Soom valis strateegiaks luua 2 teineteist täiendavat muuseumi. Museoloogiliselt oli väga oluline muutus ekspositsiooni eristamine hoidlast. Kuigi Peeter I maja ja muuseum oli riigistatud 1921. aastal, siis sisuliste muutusteni jõuti alles järgmisel kümnendil. Tõsi küll, juba 1920. aastatel võis külastaja Peetri majas näha ebatüüpilist vaatepilti, kus Vene valitsejate ja Narva raehärrade portreede keskel oli 2 traditsioonilistes Eesti rahvariietes mannekeeni. Kahjuks fotot sellest kirjeldusest ei ole õnnestunud leida, aga enam-vähem nii, nagu slaidil kujutatud, võis see olukord välja paista külalisele. Arnold Soomi käe all sai Peeter I majast sisuliselt Narva linna ajaloomuuseum, kuhu koondati mõlemas muuseumis ja linnaarhiivis asunud Narva ja lähiümbruse kultuuriloolised esemed. Hoones hajutatud ja väidetavalt Vene tsaarile Peeter I kuulunud või temaga seotud esemed koondati ühte tuppa. Slaidil te näetegi seda tuba, kuidas see tuba nägi välja pärast ümberkorraldusi. Soom suhtus väga kriitiliselt muuseumis asunud esemete kuuluvusele tsaarile ja oma mälestuste järgi suutis tuvastada vaid ühe eseme, Solingenis valmistatud mõõga, millel seisis saksakeelne kiri tsaar Peeter I. Vaatamata kõigele säilitati muuseumi nimena Peeter I maja ja muuseum ning tutvustustes märgiti, et Peetri toas olevad esemed kuulusid Peeter I. Säilitati pragmaatilisus kultuuripärandi ümbermõtestamisel ning Vene tsaar muudeti impeeriumi sümbolist ajalooliseks persooniks. Temast sai Narva turismi tõmbenumber, kes pidi tooma linnale majanduslikku kasu. Lavretsovide muuseumist sai sisuliselt kunsti- ja etnograafia muuseum. Uue kunstiekspositsiooni kuraatoriks kutsus Soom tunnustatud Eesti kunsti- ja arhitektuuri ajaloolase Voldemar Vaga, kes siis töötas õppejõuna kõrgemas kunstikoolis Pallas. Tema kureerimisel sai valmis 1933. aastal uus kunstiekspositsioon. Oma auväärse staatuse kui muuseumi suurim atraktsioon säilitas ka selgelt imperialistlikke väärtusi peegeldav Veenigi kaasani vallutamine. Samas aga Vene kunstikogu sai uue tähenduse. Seda ei esitletud kui impeeriumi sümbolit, vaid kui väärtuslikku osa professionaalselt korrastatud kunstiajaloolisest ekspositsioonist, kõrvuti Eesti ja Lääne-Euroopa kunstiga. Tõsi küll, Eesti kunsti oli muuseumis veel võrdlemisi vähe ning selle osakaalu suurendamisele pöörati palju tähelepanu.
Tööle asudes pidi Soom 1931. aastal nentima, jääks soovida, et kord saaksime Narvas vene kunsti kõrval ka Eesti kunstist vähegi korraliku ülevaate. Kaasa aitasid sellele kultuurkapital ja eraisikute annetused. Nende seas märkimisväärseim annetus tuli Narva kunstnikult ja õpetajalt Eduard Verberilt. Tema looming, mis valdavalt kujutas teise maailmasõja eelse Narva looduspaiku ja linnavaateid, moodustas eraldi ekspositsioonitoa. Tänapäeval asuvad pooled maalid Eesti kunstimuuseumis, kuhu need viidi Nõukogude okupatsiooni ajal, taas vähendades Eesti kunsti osakaalu Narvas. Verberi looming on tänapäeval ainult Eesti kunstiumis ja Narva muuseumis. Eesti rahvusliku narratiivi kujundamisel oli kunsti kõrval veelgi olulisem roll lähipiirkonna etnograafial. See aitas muuseumis tasakaalustada võõra kõrgkultuuri. Eesti Rahva Muuseumi toel valmisid esimeses järgus 1930. aastate välitööde käigus kogutud materiaalse kultuuripärandi põhjal Ingeri ja Alutaguse etnograafiat käsitlevad ekspositsioonid. Mõnede kaasaegsete hinnangul sai Narva muuseumist lähipiirkonna parim Ingeri etnograafiat eksponeeriv muuseum ning seda hinnati paremaks kui vastavaid ekspositsioone Soomes ja Eesti Rahva Muuseumis enne teist maailmasõda. Erinevalt Sõsteri aegsest lähenemisest, kus eesmärgiks seati anda ülevaade kogu Eesti talurahva ajaloost, keskenduti Soome ajal Narva lähipiirkonnale. Seeläbi ei olnud Narva linnamuuseum enam Eesti Rahva Muuseumi väiksem koopia, vaid hoopis seda täiendav materiaalse kultuuri kogumise ja eksponeerimise koht. Oma identiteedi konstrueerimine muuseumides ei kulgenud vastuseisuta. Kui Johann Sõster juhtimisel toimus Lavretsovite muuseumis ekspositsiooni uuendamine, siis süüdistati teda ja linnavalitsust vene kultuuri hävitamises ning šovinismi laiendamisest sellisele poliitikavabale valdkonnale, nagu on muuseum. Samaväärsete rünnakute alla langes ka Soom, keda süüdistati Lavretsovide testamendi rikkumises ja vene pärandi hävitamises. Professionaalset museoloogiat, kus suurem osa kultuuriväärtuslikke esemeid paigutati hoidlasse ja ligi 10% oli ekspositsioonis, tõlgendati kui vene kultuuri peitmist ja hävitamist. Selle perioodi üks markantseim skandaal oli seotud Vene Narva kesksed tegelaskujud tsaar Peeter Esimesega. Vene ja Eesti ajakirjanduses ilmunud info kohaselt 1930. aastate alguses oli muuseumis kaduma läinud Peeter Esimest kujutav maal. See olevat selgunud, kui NSV Liidu ajaloomuuseumi direktsioon soovis tellida maalist koopia. Ei hakka ümber jutustama juurdluse huvitavaid üksikasju, kuid Eesti kriminaalpolitsei kuriteo koosseisu ei tuvastanud. Ent Vene kogukonna jaoks sai üleöö Peeter Esimese kujutisest, mis ei kuulunud muuseumi kollektsiooni ja mida ei olnud mitte kunagi muuseumi ekspositsioonis, hindamatu väärtusega Peeter Esimese maal. Muuseum aga taas süüdistused kultuuri hävitamises. Tagantjärele tarkusena võiks antud juhtumist kahtlustada hoopiski mõne Nõukogude Liidu luureasutuse infooperatsiooni, mille ohvriks langesid nii Eesti ajakirjandus kui Narva avalikkus ja Eesti-Vene suhted. Samas tuleb tõdeda, et kriitika muuseumi ümberkorralduste suhtes ei tulnud ainult Vene kogukonnalt. Ka näiteks kohalikud Eesti kunstnikud polnud rahul, leides, et muuseum keskendub liigselt etnograafiale, jättes muuseumisse liiga palju vene kunsti ning liiga vähe Eesti kunsti. Muuseumist oli saanud piiriala, kus võistlesid erinevad poliitilised huvid, narratiivid ja identiteedid. Vastandumise asemel püüdis muuseum otsida dialoogi. Arnold Soom kutsus kriitiliste vene ringkondade esindajad vaatama ümber korraldatud muuseume ja veenduma, et kõik on alles. Vene kultuuriseltse Narvas kutsuti üles pöörama suuremat tähelepanu oma kultuuripärandi säilitamisele ja tegema koostööd muuseumiga selle kogumisel. Vene rahvakultuuri kogumise kohta kirjutas Soom: "Ma usun, et meie teeme seeläbi vene vähemusrahvuse oma kultuurile hindamatu teene, et päästame nende ainelise vanavara hävimisest."
Narva muuseumist pidi saama ainus muuseum Eestis, kus on esindatud Narva-tagune vene talurahva kultuuripärand, mis oleks tasakaalustanud muuseumides üleesindatud vene eliidi kultuuri. Iseasi, kui palju oli killustunud vene kogukond valmis koostööd tegema. Pigem jääb mulje, et vene kogukonnad olid identiteedikriisis ning tegelesid jätkuvalt impeeriumi kokkuvarisemisest tingitud traumaga. Paljudele oli omane suhtumine Eesti riigi kui ajutisse nähtusse. Muuseum oma piiratud personaliga jõudis välitöödeni vene talurahva kultuuripärandi kogumisel alles 1940. aasta alguses. Ideoloogiline ja poliitiline olukord oli selleks ajaks aga muutumas. Tunnetades, et Narvas viibimine võib saada eluohtlikuks, lahkus Arnold Soom koos abikaasaga Tallinnasse ning kõik algatused muuseumis jäidki pooleli. See paljulubav ja mitmekülgne areng katkes aga 1940. aastal Nõukogude okupatsiooniga, mis taastas Narva muuseumides jõuliselt ühepoolse Vene imperialismi ülistava narratiivi. Pärast teist maailmasõda ja peamiselt Nõukogude lennuväe pommide all hävis nii vana Narva kui ka mõlemad muuseumimajad. Tänu kahe viimase Narva muuseumi juhi Arnold Soomi ja Arnold Kotka ning üksikute isikute kangelaslikkusele õnnestus enne linna hävingut päästa osaliselt Narva linnaarhiiv ja muuseumi kollektsioonid. Arhiivid asuvad tänapäeval Eesti Rahvusarhiivis, muuseumi kollektsioonid on aga suures osas Narvast tagasi. Sõdadevahelisel perioodil suutis Eesti riik Narva muuseumide kaudu teostada eduka kultuurilise integratsiooni. Võõras pärand ei hävitatud, vaid raamistati ümber osaks Eesti ajaloost ja professionaalsest museoloogiast. Narva muuseumides sai piirivalvur, kes ei valvanud mitte ainult esemeid, vaid ka kultuuride vahelist tasakaalu. Muuseumides sai areen, kus rahvuslik, vähemuse ja kohalik identiteet pidasid pidevat dialoogi. Täna, mil me seisame silmitsi uute ohtude ja muutuvate piiridega, on see ajalooline kogemus erakordselt aktuaalne. Me näeme Ukrainas, kuidas kultuuripärand on sihtmärk, sest läbi selle hävitamise hävitatakse ka mälu ja identiteet. Lugu Narva muuseumides näitab, kui habras võib olla kultuuride vaheline tasakaal ja kui oluline on mäluasutuste roll identiteedi kujundamisel ja hoidmisel. Aitäh!